miljardite koolitaja ja külluse kanali avaja, Mr. Arnella Forcella. Vaene inimene mõtleb. Selline tarbija mentaliteet. Kuna tal ei ole, ma tahan. Aga alateadlikult, kuna ta on tarbija mentaliteet, siis ta nagu põhimõtteliselt ta nagu ootab seda ime ja kogu aeg tal on tunne, et tal ei ole, tal ei jätku, et talle antaks lihtsalt. Ta ootab nagu, et millal tuleb see ime, et ma saaks. Ja tarbija mentaliteet, et siis ma saaks nagu rikkaks, eks ju. Rikas teab, et kõik maksab, kõik on väärtuslik, eks ju. Ta on valmis maksma palju, ja ta on normaalne, et tal on palju, eks ju. Talle tarbija mentaliteet, ta teab, et iga asi maksab, kõik omab väärtust, eks ju. Umbes samamoodi võib mõelda ka Jumalaga, et võib-olla algab ühendunu või ateist, kes üldse ei usu, et looduse taga on teadvus. Temaga mõtleb, et mul ei jätku midagi, kõik sõltub minust, või siis ütleme religioosne inimene, et ma teen nii, neid palved, nii palju askeese, nii palju teen asju, siis ma olen mingis positsioonis ühiskonnas või oma koguduses või religioonis ja siis Jumal märkab mind, et niimoodi ma saan nagu Jumalale lähemale. Ka selline businessman tarbija mentaliteet, kuna mul ei ole Jumalat, siis ma pean nagu midagi tegema, et mul oleks Jumal. Ka selline tarbija mentaliteet, Jumal on ka selline jooksupoiss pilve peal, kes annab meile siis igapäevast leiba. Kui me teeme 4 kükki õigel ajal. Aga ütleme selline puhas pühendunu, kus on teadvustanud, ta teab, et ta palvetab ja laulab ka, aga ta palvetab pigem teiste eest, kogu maailma eest. Või et ta palvetab selle eest, saaks olla sellises heas visioonis läbi tänulikkuse, alandlikkuse, kus ta on, eks ju, selles teadvustamises, et Jumal on kõikjal siin ja praegu, mateeria, vaim, pühendunu, mitte pühendunu, õnnetus, küllus, mitte küllus, tervis, mitte tervis, kõikide taga on see hea, armastav Jumal, kes nagunii teeb täiuslikult kõike, see on tema kogemus ja teadvustus. Tal ei ole mitte ainult usk, aga ta on realiseerinud, ta on nagu teadvustanud seda, et loodus on täiuslik. Sellepärast tal ei ole hirme, ta ei ole selline tarbija, ta teab, et kõik on püha, et isegi keha ja kõik asjad tal on võimaldatud selle poolt, kes talle nagunii võimaldab kõiki asju kogu aeg, kõiki energiaid ja elamusi ja muljeid ja tundeid.